ma ei ole nüüd viimasel ajal nagu midagi sellist, ühtegi sellist piibli teemalist avaldust teinud, aga see ei tähenda, et ma ei mõtle neid asju, nende asjade peale ja kindlasti nagu ma olen pikka aega neid küsimusi arutanud ja siin on nagu see teema on selle piibliga, et väga vähe on neid, kes on seda nagu uurinud ise, et nad on tahtnud küll midagi nagu mingit lohutust saada ja mingisugust muud usku kui see, mis meil siin maailmas on, et loomulikult me kõik tahame seda ja see on õige, et inimene tahab paremaid asju, aga ütleme, need ususektid on muidugi neid inimesi ära kasutanud enda huvides ja siis inimesed pettuvad, siis mingi aja pärast saavad aru, et neid on petetud ja siis hülgavad täiesti selle kogu selle teema, et ma ei pea seda nagu õigeks, et pigem nagu peaksid uurima inimest ja küsimusi esitama, et mis lugu üldse see piibel nagu räägib meile, et mis seal üldse see jutt on ja kus see meie osa seal saaks olla, et me ei saa mõelda, et kui esimesel sajandil oli asi nüüd niimoodi ja et siis et see nagu sobiks, et me tahaks ka sinna sisse hüpata nüüd ja seda asja sealt nagu osa saada, et see on ju nii huvitavad asjad seal on ju, aga see on niimoodi mõeldud, et peaks just küsimusi esitama, et mida seal on tahetud edasi anda. Kas see on kõik nüüd meie jaoks või ei ole, et sellised küsimused peaks tekkima ja siis mõelda ja ütleme näiteks kunagi, kui ma ise hakkasin neid asju uurima, siis ma ei saanud aru näiteks, et kui näiteks kõik võim ja valitsus on antud siin maailmas Jeesusele taevas ja maa peal, et miks siis seda nagu näha ei ole, et miks siis ütleme, siin on kõike muud näha, täpselt vastupidist on näha. Aga noh, see ongi, et tuleb uurida seda, et Jeesus esialgu valitseb keset oma vaenlasi, et mida see nagu tähendab, et miks ta keset vaenlasi valitseb. See on kõik selleks, et teha nagu inimeste eraldustööd, et leida neid inimesi, kes sobiksid siis uude süsteemi, et praegu me ei ela uues süsteemis veel, aga see on siis see lõppeesmärk ja see kindlasti tuleb see uus süsteem, et uus ajastu selline, et see ei jää nagu tulemata. Aga praegune kurjuse maailm on selleks, et siis eristada, et kellele see ajutine kurjuse maailm sobib ja kes siis otsib nagu paremat maailma, et mina kindlasti otsin paremat maailma ja
praegust elu ei pea nagu miskiks eriti, et siin on kõik sihuke ajutine ja siin ei ole midagi kindlat. Et aga neid mõtteid on mustmiljon, mida võiks arutada ja hästi konkreetselt tuua kõiki neid piibli kohti aga neid inimesi ei ole üldse, kellega neid asju saaks rääkida, et siuksed igasugused nii-öelda usuinimesed, aga nendel ei ole mitte mingisugust huvi piibli vastu tegelikult, et see huvi kaob kohe, kui nad saavad aru natukenegi, et piibel ei õpeta mingit surmajärgset elu ega siukest asja. Kui ta seda õpetaks, siis ei oleks sellel uuel maailmal mingit mõtet ega surnute ülesäratamisel, et kui juba kõik surnud oleks kuskil heas kohas ja see on kõik üks vale.